Loen teile Loen. Ja ma loen ka. Ja ma loen. Ma loen. Ja ma loen. Loen. Ja ma loen. Mina loen. Loen ka. Ja loen. Minu nimi on Andero Sakspan ja tulen 9. B-klassist ning loen katkendi Friedeberg Tuglase teosest Muutlik vikerkaar. Kui ilus on see maa, looklevaid teid, rohelisi künkaid, inimasulatega, ojakäärusid, üksikuid puurühmi niitudel ja kõik see valgete pilvedega ilustatud keskuse taeva all. Rändad nagu mingi simemaailmas, mille oled alles täna avastanud ja sa tunned, et kuulud ise sellesse maailma, kõigega, mis sinus on põhilist. Siin on su minevik ja olevik, su esivanemad, kaasinimesed ja sa ise. Nüüd äkki leiad kõigele sellele nimetuse, mis kaua on tundunud vaid sõnakluksuna, kodumaa armastus. Ja see selgumismoment on nii sügav liigutav, et sellest peaaegu pisarad silmi tulevad. Kuid siis äkki ikka valusamast valus mõte. Kõik see, mis näib nii rahulik ja töökas, võib mõne äkilise katastroofi tõttu puruneda, hävida nagu saar, mis vajub jäljetult ookeani lainetesse. Ning mõte sellele võimalusele on nii põrutav, et alles selle valgusel tunned, mil määral õiet ja armastad seda väikest maakera lapikest. Ma olen Grete Veski, ma käin 9. B-klassis ja ma loen teile katkendi Olavi Ruitlase raamatust Vee peal. Ta ikkagi kirjutas. See on ainult tühi ümbrik, lahti rebitud. Kiri on seest kadunud, aga ikkagi kirjutas. Ma teadsin, et ma ei teinud midagi valesti. Heidan ja kerin, hämardub. Lumi on märg, polegi enam lumi, rohkem lörts. Kerin spinningu kokku ning asetan sillale. Võtan põuest ümbriku. Ilus käekiri, rohelise ja punase vildikaga. Pärnu tempel ja Võru oma, ühe ja sama kuupäevaga. Jah, papa-mamma pensionipäeval toob postiljoni Malle neile lehed koju kätte. 2 nädalat mitu korda päevas sõelusin postkasti vahet, siis see 1 päev. Kujutan korraks papat ja mammat kirja kohal. Laualambi valgel, paksud prilliklaasid ees. Ma arvan, et see kubises okse ja tagumiku ussidest. Naeran. Seal oli kindlasti sellest, et 2 nädala pärast on pime ja me teeme selle ära. Oleksimegi teinud. Maria oli hull. Ümbrik on läbimärg, käte vahel laiali vajumas. Viskan ta vette. Naeran. Hea meel on. Nii hea pole olnudki. Maria oli päris. See suvi oli päris. Kõik, milles ma juba kahtlema olin hakanud, oli päris. Väljas on peaaegu pime. Tõusen, jätan spinningu sillale ning sammun aeglaselt Leegeni tänava otsa poole. Tee, mis sa teed, tee südamega. Jah, papa. Kummardun ning tõstan maast kivi. Hoov on pime. Ainult meie suure toa aknas on tuli. Klaas kliiriseb. Kardinad liiguvad. Tuli kustub. Ma väljun hoovist ning astun kiirustumata mööda tänavat üles. Suured ja väiksed majad ja klaas kliiriseb. Klaasist linn. See ei lõppegi. Ma kõnnin. Aknad plahvatavad ja kustuvad üksteise järel ning jäävad nagu välja löödud silmad. Inimesed on tänaval. Ma lähen edasi ja aknad plahvatavad. Ja inimesed on tänaval. Kõikjal vaatavad üksteisele otsa ja laiutavad käsi. Ka mina ei saa aru, millestki. Ma ainult mängisin mõttega, et ma ei saa teie juurde tänava valguse kätte ja teie minu juurde pimedusse. Meil oli kokkulepe. Meie vahel on rahu, kuni me üksteist ei sega. See ei olnud mäng, ma valetasin. Majade tagant lendab välja kollane siniste triipudega miilits auto. Ma olen nähtamatu. Pimedus on nähtamatuid täis. Valgus on nähtamatut täis. Keegi ei näe kedagi peale iseenda. Masin kaob otse kui nördinult urisedes kaugusesse. Ja jälle nad plahvatavad ja kustuvad. Kollased aknad üksteise järel. Mingit mängu pole olemas. See käib elude peale. Kõik ongi päriselt. Ma lähen mööda Petseri tänavat, siis lõikan läbi hoovide. Ma olen kesklinnas. Ma sukeldun suurte majade vahele. Ma olen igal pool. Ma olen hingetu. Sõna otseses mõttes. Kell on 1:30 öösel. Ma kõnnin Katariina tänavat mööda alla.
Laskun mäenõlvakut pidi järve äärde ning istun sillale. Lörts on järele jäänud. Mina olen Lennart Kasemaa 9. A-klassist ja ma loen katkendi Friedrich Douglase romaanist Väike Illimar. Väike Illimar, kirjeldan sind nõnda, nagu mäletan minevikust ja nagu näen nüüd. Olen sinuga koos kasvanud, olen kõik su päevad ühes elanud. Olen peaaegu sa ise ja peaksin sind tundma. Kuid olen nüüd ometi ka palju vanem ja näen ning mõistan kõike hoopis teisiti. Palju sinust on minus kadunud ja palju uut juurde tulnud. Mis on ehtsam, mis parem, tookordne või nüüdne. Tõtt öelda, ma ei tea seda, kuid meil polnudki valida, tuli aga vananeda. Tahtsime seda või mitte. Kõige eest hoolitses aeg ja aeg on nüüd selleski süüdi, et ma sind jälle näha tahan. See on juba teatud iga, kus hakatakse uuesti hellusega minevikule mõtlema. Mäletad, kuidas võõrad inimesed külla tulles sind küsimusega kiusasid. Väike Illimar, kelleks tahad sa saada, kui suureks kasvad? Sa ei teadnud just täpselt või kui teadsidki, siis ei saandunud ometi öelda. Tammusid jalalt teisele, vahtisid kõrvale, häbenesid. Või kuidas oleksidki öelnud, et tahad just korstnapühkjaks saada. Siis hakkasid need võõrad omalt poolt mõistatama. Kas tahad selleks või tahad selleks? Need olid kõigile tuttavad elukutsed. Mitte küll nii kõrged kui korstnapühkja oma, kuid küsijate meelest ikkagi auväärsed. Aga seda elukutset, mis sulle viimaks sai, seda ei aimanud keegi, sest see oli ses ümbruses tundmatu. Kuid ometi oli sellest juba siis sinus midagi. Armastasid vahtida asju ja inimesi ning jätkata mõttekujutuses sündmusi, mis elus nagu poolel jäid. Panid teraselt tähele ratsaniku rühti maanteel, sügislindude lendu taevas või jäälillede kujunemist talvisel aknaruudul. Ja sa unustusid sesse vahtimisse, tundes otse südant ahistavat põnevust. Liiga tõsine oma aja kohta, arvati. Mis sellest küll saama peaks? Ega saanudki midagi asjalikku. Ei saanud isegi mitte korstnapühkjat. Sai vaid see, kes vaatleb ja elus poolel jäänud lugusid, peab mõttekujutuses lõpule viia. Mina olen Emilia Järviste, 9. A-klassi õpilane ja ma loen teile katkendi Maarja Unduski raamatust Heleda mõttelaast, kus ta kirjutab oma emast Ellen Niidust ja natuke ka isast Jaan Krossist. Ellen Niit ja Jaani olid külalislahked ja sõpradele avatud inimesed. 70-ndatel oli Hiiumaale pääsemiseks vaja piiritsooni luba. Igal kevadel muretses ema suurele hulgale sõpradele sõiduloa Hiiumaale. See oli helerohelisel paberil musta tušiga täidetud lilla templiga venekeelne dokument, justkui viisa välismaale pääsemiseks. Teine võimalus oli võtta oma töökohast komandeering ja see siis Hiiumaa küla nõukogus saabumispäeval registreerida. Muidugi ei tulnud kõne allagi, et mõni me Soome sõber oleks võinud meiega kaasa sõita. Need ajad, kui suure tee ääres peatuvast bussist hanereast väljunud 40 kultuurihuvilist soomlast oli lahkelt palutud meie õuele kohvile, saabusid alles 80-ndate lõpus. Aga rahvaste liikumine meie Kassari kodus oli algusest peale tihe. Peaaegu alati kutsus ema kaasa mõne tädi, kes tal majapidamist aitas korraldada. Kui tädil oli abikaasa, siis tuldi muidugi koos, nagu näiteks minu pinginaabri Edith Altpere, kes veel hilise sügiseni meil õunamahla kuumutas ja muid majapidamistöid tegi. Ja tema abikaasa Endel, kes meil elektritöid korraldas.
ja kui külalistel juhtus olema ka lapsi või lapselapsi, olid ka need lahkelt kutsutud paariks päevaks läbi astuma. Oodatud olid ka laste sõbrad ja sõprade sõbrad, elukaaslased ja abikaasad. Ellen oli see, kes pidi koordineerima lastehoidu, söögi tegemist, aga ka heina niitmist, õunakoristust ja mahlategu sügisel ja muid õuetöid. Lisaks laiaulatuslikke maja ehitustöid, mis peatselt hoogsalt lahti läksid. Rääkimata seltsielust, mis lepikul suviotsa pulbitses, aga eks külalislahkus olnud tema vabatahtlik valik. Tere, mina olen Kris ja ma olen katkendit Väike Prints. Tule minuga mängima, tegi Väike Prints ettepaneku. Ma olen nii väga õnnetu. Ma ei saa sinuga mängida, vastas rebane. Ma ei ole taltsutatud. Ah, palun vabandust, lausus Väike Prints. Kuid pärast hetkelist mõtlemist ta lisas. Mis see taltsutama tähendab? Sa polegi siit kandist, sõnas rebane. Mis sa siit otsid? Otsin inimesi, vastas Väike Prints. Mis see taltsutama tähendab? Inimestel on püssid, ütles rebane, ja nad peavad jahti. See on väga tülikas. Nad kasvatavad ka kanu. See on ainus, mille poolest nad huvitavad on. Kas otsid kanu? Ei, ütles Väike Prints. Otsin sõpru. Mis see taltsutama tähendab? See asi on liiga unustuse hõlma vajanud, koostis rebane. See tähendab sidemeid lööma. Sidemeid lööma. Muidugi, ütles rebane. Praegu pole see mulle muud kui üks pisike poiss, täpselt samasugune kui 100 000 teist pisikest poissi. Ja mul pole sind tarvis ning ka sinu pole mind tarvis. Mina olen sulle rebane nagu 100 000 teist rebast. Aga kui sa mu taltsutad, siis on meil teineteist tarvis. Sina oled minu jaoks ainuke maailmas, mina olen sinu jaoks ainuke maailmas. Nüüd ma hakkan aru saama, ütles Väike Prints. On üks lill, ta on mu vist taltsutanud. Võimalik, ütles rebane. Maa peal võib igasugust asju näha. Oh ei, see polegi maa peal, ütles Väike Prints. Rebane paistis olevat väga põnevil. Kas on teisel planeedil? Jah. Kas selle planeedil on jahimehi on? Ei ole. Vaatsen alles huvitav, aga kanu? Ei ole. Miski pole täiuslik, ohkas rebane. Siis aga tuli ta oma mõtte juurde tagasi. Minu elu on üksluine. Ma pean jahti kanade peale, inimesed peavad jahti minu peale. Kõik kanad on ühesugused, kõik inimesed on ühesugused. Oleks nagu igava võitu, aga kui sa mu taltsutaksid, siis täituks mu elu otse kui päikesepaistega. Õpin tundma sammude käia, mis kõigist teistest erinev. Teised sunnivad mind maa alla ronima, sinu jala astumine kutsub mind oma urust välja otse kui muusika. Nüüd aga vaata, näed seal viljapõldu. Mina leiba ei söö, viljas pole mulle mingit kasu. Sellest on väga kahju, sinul on ka kullakarva juuksed. Oleks imetore, kui sa mu taltsutaksid. Kuldne vili meenutaks mulle sind ja ma armastaksin tuulesahinat viljas. Rebane jäi vait ja vaatas kaua Väikest Printsi. Palun taltsuta mind, ütles ta siis. Kangesti tahaks, vastas Väike Prints, aga mul pole kuigi palju aega. Mul on vaja endale sõpru leida ja paljust asju tundma õppida. Tuntakse ainult neid asju, mida taltsutatakse, ütles rebane. Inimestel pole enam aega midagi tundma õppida, nad ostavad kõiki asju valmis kujul kaupmeeste käest. Ja kuna ei ole kaupmehi, kes sõpru müüksid, siis polegi inimestel enam sõpru. Kui tahad endale sõpra, siis taltsuta mind. Mida selleks teha tuleb, küsis Väike Prints. Tuleb olla väga kannatlik, kostis rebane. Kõigepealt istud minust veidi eemale. Vaat nii, sinna rohu peale. Ma vaatan sind silmanurgast ja sina ei ütle mulle mitte midagi. Keel on armas, arusaamatuse allikas, kuid iga päev võid sa istuda natukene lähemale. Järgmisel päeval tuli Väike Prints uuesti. Oleks parem, kui oleksid tulnud samal ajal tagasi, ütles rebane. Kui tuled näiteks pärast lõunal kell 4, siis hakkan end juba kella 3 saati õnnelikumana tundma. Iga minutiga tunnen ma end ikka õnnelikumana, kella 4 ajal muutun juba rahutuks ja murelikuks. Nii ma arvasingi, mis õnn väärt on, aga kui sa tuled ükskõik millal, siis ma ei tea, mis kellaajal oma südant ette valmistada. Rituaal on vaja. Mis see rituaal on? Küsis Väike Prints. Kas on üks väga unustatud asi? Vastas rebane. Rituaal on see, mis teeb ühe päeva teistest erinevaks, ühe tunni teistest erinevaks. Nii näiteks on minu jahimeestel oma rituaal. 4 päeviti nad tantsivad külatüdrukutega, nii saabki 4 päevast üks imeline päev. Ma võin jalutada kuni Viinamarja istanduseni, kui jahimehed tantsiksid ükskõik millal.
oleksid kõik päevad üksteise sarnased ja mul polekski pühi. Minu nimi on Gea-Lilit. Ma loen Ott Aarderi raamatust Mine metsa luuletuse Kodust ja loomadest. Raadio ei ole loom, tolmuimeja samuti. Kuigi mõlemad häälitsevad, on asjad need ometi. Televiisor ei ole loom, kuigi temas end liigutab pilt. Veel kusagil elutseb noom ja soojamas kohas kilk. Kas kärbes on kodulind, mis loomad on hiir ja rott? Miks kass on see vaba vend, kuid koeral on kuut ja kett? Kõigil loomadel pole kodu, koduloomigi kodutuid, võib hulkumas kohata sadu, puudub koht, kus pidada neid. Kui ka lehmi, lambaid ja sigu, keegi ükskord enam ei pea. Koduloomaks jääb ikka tigu, teised kodu kaasas ei vea. Tea kodu, teo tilluke karp. Pakub kaitset ja mugavusi, nagu meiegi majakarp. Tulvil elu ja elamusi. Tere, minu nimi on Narelle ja ma loen Artur Alliksaare luuletust Aeg. Ei ole paremaid, halvemaid aegu. On ainult hetk, milles viibime praegu. Mis kord on alanud, lõppu sel pole. Kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid aegu. Võrdsed on hetked, kõik nad on praegu. Elul on tung kanda edasi elu, jällegi kronos, et saaks mõnel elu. Ei ole möödunud või tulevaid aegu. On ainult nüüd ja on ainult praegu. Säilib, mis on sattunud hetkede sattu. Ainuski silmapilk, teisest ei kattu. Ei ole mõttetult elatud aegu. Mõte ei pruugigi selguda praegu. Vähemat, rohkemat olla ei võinuks. Parajal määral saab elu meid lõivuks. Ei ole kaduvaid, kõduvaid aegu. Alles jääb hetk, milles asume praegu. Aeg, mis on tekkinud, enam ei haju, kui seda jäävust ka meeled ei taju. Tere, minu nimi on Robin. Ma loen teile Põrnhoe raamatut Tasuja. Kevad tuli 1343. aasta kevad. Jürikuu näitas nagu kõik jürikuud, ka sellel aastal oma tujukalt muutuvad nägu. Lõuna ajal passis päike selgelt ja soojalt sinisest taevast. Õhtul läks ta säravat looja ja taevaäär ümberringi lõkendus veel kaua kullases, punases, roosas ja violetses värvis. Inimene rõõmustas ja lootis homseks ilusat päeva, aga näe, vaevalt kustus viimne heledam kuma tumesinise võlvi äärelt. Seal värvis see ennast teises kohas mustaks, kärekirde tuul külvas taevavõlvi pilvi täis, vihm lumega segatud, kahises maha. Hommikul oli taevas hall, tuul külm, maa mudane, sopase vee sooned siirisesid kollasteks hojadeks kokku. Ühel pilvisel ööl, see oli Jüri öö, peatus üksik ratsamees kõrgel künkal, umbes 1,5 penikoormat Tallinnast. Ratsanikul oli pikk talupaja kuu põlgade ümber ja pehme kaabu sügavale silmile tõmmatud. Öö oli, nagu öeldud, pilvine taevas tume ja täppiline kui mätane maa. Pilvetäppide vahel väänlesid risti-põigiti heledamad jooned, mille kaudu kuu kiired nõrka helki uinuva maa üle valasid. Kõle öötuul kohas tumedasti ümberkaudsetes metsades ja vingus ratsaniku pea kohal üksikus männi jookstes. Kaugel kiirgasid mõned Lodijärve lossi valgustatud aknad kassisilma metsa mustaval ööl põhjal. Seal oli külalisi koos, ümmises ratsanik lossi poole vaadates. Nüüd oleks kerge kogu pesa hävitada. Aga tehku talupojad, mis tahavad. Mina selle perekonna õnnetust ei püüa. Jumal nendega. Ehk kõrge seisupaigalt tuule käes, sugigi palav ei olnud. Võtsi ratsanik siiski kübara peast ja püükis käega paar korda üle otsa sise. Pilvetõmbud kärisesid ühest kohast ja vahelduv valgus langes mehe näole. See nägu oli veel noor ja ehk küll kahvatu ning sisse vajunud põskedega, siiski mehine ja väga tõsine. Ratsanik pani kaabu jälle pähe, võttis siis kuu alt tõrvalondi välja,
lõi tuld, pistis londi põlema ja hoidis ta kui küünla püsti. Leek lõkendus tuule käes kõrgele. Tere, olen Aire-Maria ja loen Hando Runneli luuletus Tõuseks üles. Tõuseks üles, tõmbaks teki sirgu, läheks kraani alla, kastaks silmad märjaks, läheks õue, tõmbaks kopsud täis, astuks rohu peale, jookseks natukene maad ja jookseks tagasi, karastaks veega, jooks midagi, teeks midagi head, teeks pliidi peal midagi, teeks kõik aknad lahti, sööks midagi, vaataks raamatutest pilte, kirjutaks kellelegi kirju, paneks ilusad margid peale, paneks raadio tasa-tasa mängima, kutsuks kassikese tuppa, valaks talle piima, istuks vaiba äärele ja silitaks kassipoega, heidaks vaibale pikali ja kuulaks tasa-tasa muusikat. Aknast tuleks jahedat värsket õhku, tuba oleks vilu, aga õues oleks hele päike, hääled tuleksid läbi akende tuppa, paneks käe pea alla ja oleks sellili, paneks silmad kinni ja kuulaks, nõiuks aja seisma, hommik ei lõppekski ära, päike ei lähekski edasi, tuba oleks kogu aeg niisugune hea. Kassipoeg tuleks lähemale, uksed oleksid lahti, kuuleks, kuidas keegi tuleb, tunneks, kuidas keegi on siinsamas, tunneks, et see on ema, tunneks, kuidas õhk puhub ja kogu aeg oleks nii hea olla.